Nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Kalastuslaager 62 või? Vist on. Ja meil on siis punt kohal jälle on kahte moodi seekord. On natuke vanemad poisid ja siis on nooremad. Aga nüüd teeme selle loosi ära, et kumma tiimiga siis ennem lähme vee peale, kumma teavad siia linaskit ja muud kalakäsikatega jahtima. Et mõlemast kämpsast siis üks tuleb ja teeme see kivipaberkäärid. No nii, kes teevad? No. Oota, teie võtsite? Okei, aga siis teeme kiiresti selgeks paar last siin pole visanud ennem, et mismoodi spinning töötab ja siis lähme vee peale. Nii, aga kaldapealsetele meestele teeme sissesöötmise ära ja mul on siin sellised asjad. Ei ole puidugraanulid, on üks sööt. Kes tahab selle sööda kohta rohkem teada, mis sööt see on ja miks ta 4 korda vähem maksab kui tavaline peibutussööt, siis läheb vaatab, mul on memberite kanali all video selle kohta, et mis asi see on ja kuidas saab 4 korda odavamalt peibutus sööta. Aga seda viskame nüüd siia sisse kaldapealsetele meestele ja vaatame, kas tuleb kala siia alla, nii kui mul üks päev ilusti tuli selle peale, see on juba testitud värk. Nii, me nüüd tulime esimese pundiga vee peale ja hakkame siis loopima, vaatame. Et meil on praegu, minu paadis on 2 algajat, kes alles täna esimest korda saite spinningut kätte ja? Jah, sellepärast on roovabad landid küljes. Et kas te istudes ei taha, tahate püsti või? Okei, aga ettevaatlikult siis. Et on roovabad landid küljes, et ei viskaks üksteisel kõrvu peast ära, ei tõmbaks minul kõrvu peast ära ja et kui liiga kaua nii-öelda seisma jätab landi, põhja kinni ei jääks. Ehk siis suuri lootusi see sõita ei ole, aga kunagi ei tea, vahest algajatel ka veab. Ja teises paadis on natukene juba loopinud lapsed, aga ka mitte väga profid, aga no proovime, vaatame, mis siin välja tuleb. Ma ei tea, kas näha jääb, aga siin see kaldapääsukeste kari juba lendab ja vahepeal siis ronivad sinna, näed, ma ei tea, kas jääb näha, tulevad sealt pesadest välja ja elu käib. Nii, nüüd me hakkasime tagasi trollama. Tegelikult kõige suurem võimalus teil kala saada ongi trollates niimoodi, et te ei pea viskama täpselt ega midagi tegema, me lihtsalt sõidame ja vaatame siis. Suur tuul on küll praegu, aga loodame, et teine paat saab ka hakkama. Nii, nüüd meil on siis esimene söögiaeg ja vaatame, kas tuleb teise pundiga midagi vee pealt, sest esimese pundiga vee pealt midagi hauge ei saanud. Aga eks on niisugune palav aeg ka praegu, aga kalda pealt saadi siin särge ja nurgu ja mis siin oli saadud, et siis me saame unnad sisse panna ka vajadusel ja haugi ehk siit sopi pealt. Ka. Nii, lähme teise pundiga vee peale, ma panin omal hirmus robustse asja külge 25 centimeetrit suur silikoon ja ütleme nii, et ma ei ole nii suure silikooniga kunagi püüdnud, aga proovime siis. Hirmsasti soovitatakse kogu aeg nii suurega püüda, aga vaatame, kas sellest ka mingit tolku on. Aga jah, on peale. Ja ritva mul ka selline 100–250 grammi testiga, et seda saaks jõuga ikka visata, sest et see lant kaalub ikka päris korralikult, ma vaatan. Aga on nagu on, hakkame pihta. Nii, ja poistel on kala. Mis kala on? Vaatame või? Tuleme kohe! Nii, mis meil siin siis on seal? Näidake siis. Tormi poweri püüta. Aha, no aga tõsta siia, võtame siin ära. Et äkki ei saadagi suuremat, me ei tea ju enne. Siis on see nagu võidukala. Mul siis need ülelikurad tegelikult mis ka näkata. Nii. Ja mis ta on siis? Ta on meil 48. Nii, lased ise tagasi või lasen? Võid lasta. Nii, 48, nipa-napa. Kõhna vend ka, no ja küll, suuremaid vaja.
Yes. Siin on meil mingi surnud latikas veel. Aga noh, las ta siis olla. Aga praegu loobime, miskit toimunud rohkem ei ole. Ja mis seal ikka? Aga proovime edasi. Nii, teisel paadil on kala. Ära tõsta välja kahvaga. Nii. Nii, opa, kahva, yes, see on nüüd mõõdukas. See on mõõt on ju. Kindlasti, 100%, see on mingi 55 äkki ma pakun silma järgi või. Vaata ridva otsa, tõmbame kõrvale siia. Väga hästi, me peame siin mõõtma, jah. Kuhu minev ikka siin nii hea? Selle landiga tuli, jah? Silikooniga. Samaga. Kui jalad oli? Nüüd on meil. Väga hea, mõõdame ära ja kas selle tahad kaasa võtta? Ei, sa kuulsid tagasi tõmme. Kohe arvad, oot, sul on peal midagi. Lase alla. Ei, sa oled aru, ma rääkisin, kas nad tõmbavad, mul jäi kinni. Aga siis ma tõmbasin selle samal ajal. Nii. Palju on? 60. 58. See on 58. See oli hea. Kas sa võtad kaasa? No, 58 tuleb kaasa. Okei, võta kaasa sinna. No väga hästi. Võid midagi. 58, super. No, kellegi läks hästi. Täna said elu esimese haugi ja ennem väikse, aga nüüd täitsa normaalse võõduga kala veel. Et no väga hea. See on tegelikult tabelis praegu juhib siis, et ka, ega see paar väikest särge, need ei olnud need. Rääkisime tagasi minekuks. Aga no jah, me trollame nüüd tagasi. Ma trollan jälle ühe suure landiga, et no vaatame, kas meil tuleb suuremad ka. Ja nii, nüüd on lõpuks Mehhiko paja aeg ka käes. Ja sööme selle ära, ma teen ühe kohvipausi ja siis me paneme uuesti pealegi ülesse vett. Läheme väiksematega ja sa tahtsid tulla paadijuhiks, lihtsalt juhiks. Et siis sealt saavad loopida, samal ajal ei pea hakkama jahmerdama seal keegi mootoriga. Nii, mis meil siin tuli siis? Tuli latikas. Väike, okei. Aga nüüd? Võtame kooksu suust ära ja paneme suppa. Davai. Davai. Noh nii, spinninguga rohkem midagi polegi täna saanud, aga nüüd söötsime siin sisse, kus eelmine kord linask tuli ja noh, siit tuli ka mingi paar latikat juba ja Mul tuli. värki, aga vaatame, kas siis tuleb mingi muu kala ka alla, äkki linask või midagi, aga mis siis teeb seni kaua, noh siin nad korra veel kordamööda siin valvavad üksteise õngi ja käivad siin, teevad kiiresti neid viinereid ja rahukomme ja värke, aga no vaatame ehk tuleb veel õhtul mingit õngekala siis, et spinnaga me peale rohkem ei lähe. No, mis kala see on siis? See on raske tuvastada, keera teistpidi, see on ikka särg. Kukkus liiva sisse ja... No kas tahad elus söödaks jätta või? Ma ei tea, ma tahaks selle koju kaasa võtta. Selle? Jaa, see on ikka esimene. Siis võtame koju. Aga paneme siis sulle eraldi sumpa kuskil elama või? Jah. Noh nii. Teise päeva hommik on käes, Hermiine oli ka saanud oma elu esimese kala kätte, et siin on seekord niimoodi, et sina said elu esimese kala kätte, Karle, Hermiine sai elu esimese kala ja siis Tormi sai elu esimese haugi ja ehk siis kala ei ole nagu kogu selliselt palju, aga emotsiooni on palju, sellepärast et esimesed kalad, need on alati tähtsad kalad, sa tahad ka oma esimese kala kaasa võtta koju või? Noh, ikka tahad, muidugi. Aga käib hommikul pannkookide söömine ja siis me lähme vee peale, ma arvan, aga kuna teiega läksime eile hommikul esimesena, siis teeme seekord vahetusega, et lähme suuremate poistega esimesena ja siis te saate siis kalda peal seda latikat edasi püüta. Nii, ja kell on veel suhteliselt vähe, ikkagist 8 natukene mõni minut peale ja sükene pilvine ka, et mida rohkem ju keskpäeva poole, seda kehvemini hakkab kala võtma tõenäoliselt, ehk siis ja siin pidi päike jälle välja ka tulema. Ehk siis kiiresti jälle, et tegu ei ole siiski mingisuguse valesöödaga, tegu on siiski kalasöödaga, kaladele mõeldud söödaga, et kähku graanulid sisse siia, et äkki siis need, kes oma elu esimesed kalad said, saavad veel
midagi, mõne uue liigi võib-olla kirja, mis oleks ju väga hea. Et siis noh, koju minna ikkagist niimoodi, et on asja ette läinud see laager. Et me kalavõttu kontrollida ei saa, või sa söödad või ära sööda. Eelmine laager oli ka kehvasti natukene selle õngekalaga, et ega söödad või ei sööda, ega garanteerida kala kunagi ei saa siin meil laagris, aga noh, loodame, et hakkab lihtsalt jälle hästi võtma ja mis seal ikka. Õngesid praegu jagub, pusas ei ole midagi. Et seal 2 tükki veel on pusas, aga ma tegin eile piisavalt neid korda ka, nii et saate jätkata. Ja me jälleme siis suurematega vee peale kohe, kui paadid on tühjaks tehtud, sest öösel sadas siin jälle ja noh, nagu ikka need asjad on. Elussööda kala. Nii. Nogin pannkooki, aga siin tuleb aga veel siit otsa pealt ka, siin on 2 hea auk, kus see rada meil tuleb. Ja see on ju paras elussööda kala, vaatad väga haiget ei tee. Ja ta ei saanud viga ka. Meil oligi eelmine laager oli suur probleem, et meil ei tulnud sükest vahepealset mõõtu, millega elus sööta või noh, millega undasi sisse panna, siis praegu on meil unnad sees. Et me saime siin elus sööta ka. Siin nüüd me ei saagi vee peale, mingi möll siin käib. Kogu aeg midagi tuleb, näita, mis asi tuli siis. On turb või? Oh, on turb, jah? Oled turba saanud ennem? Ei, aastal 1 korra vist sain. See on mul praegu kõige suurem kala. Jõu. Oh. No, see on jah. Ma hakkasin karmima, et see pole väike. No, turva kohta on väike tegelikult, aga noh, kala ikka. No väga hästi, mis teed? Seega pole midagi teha, on jah. Ma sa tagasi? Või vaat sumpa? Siin otsus. Rumpa. Sumpa. Jah. Oleme nüüd suuremate poistega vee peale trollame, aga ma teen nüüd niukest pulli, et ma ennem ei vaheta lanti. Ei täna, ei homme, ei kunagi ennem, kui ma olen saanud kala, kas siis selle 25 sentimeetrise jurakaga või siis selle teisega, mis on umbes siis 20 sentimeetrit wobbler. Et vaatame, kaua mul siis aega läheb. Kui ma nende monstritega kala saan ja milline kala siis otsa tuleb, kas tuleb siis suur aug või nagu räägitakse või tuleb mingisugune samasugune, ründab seda ja jääb tagumikku pidi kinni. No vaatame. Ühesõnaga jah, ilm on ikka natukene siuke pilvine ja äkki siis võtab paremini, kellaaega on veel vähe ja proovime. Ja kesk sai kumb? Nii, nüüd sai Markus 2 korda ei olnud. Markus ka oma augi kätte, aga see, mis tal hakkas. Ja teine asi see, et Markusel ootab üks hund, mis on tagurpidi meil seal sopis, aga seda me vaatame siis, kui tagasi lähme kunagi. Tegelikult ta võib mingi... Ei, ta ei ole ikka, jah. Jah, aga no võtke lahti, no näed, ja selle sama temulandiga, mis ma sulle laenasin enne see alt pöörlev ja toimib küll, ei ole midagi. See alt vise ka mul. Läks täiesti äärde. No vot, täiesti äärde ongi, need halvad visked ongi tavaliselt need, mis kala toovad. Täiesti äärde. Nii, ja kui on suurem, siis võtke kahvaga, Anja. Et siin on nüüd Markusel on und, on täiesti lahti tõmmanud ja vaatame. Tõmmand ära, jah? Okei. Ma arvasingi seda. No, ikka juhtub. Nii, ja vaatame, siis on number 14 und siin ka. Vaata, ma pean tulen uuesti natukene ligemale. Ja vaatame, mis siin siis on. Tõmbasid paugu. Ei olnud. Keegi tõmmanud tagurpidi jälle lihtsalt. No kahju. Oleks võinud midagi küljes olla. Hermine võidab selle 1 kalaga. No nii, mis siis toimub? Toimub järgmine söömaaeg ja vaatame siis. Meil oli siin Hermine sai 32 sentimeetrise latika vahepeal. Et see 32 latikas võib ära teha nüüd sellele haugile hakkame kohe arvestama ja siis vaatame, kes siis punktidega hetkel juhib. Et vaatame arvestused ära. Nii, tänane viimane sõit paadiga jõuame kohe tagasi
aga ei tulnud selle sõiduga midagi. Et need suured landid, hästi suured, mis mul olid, no need ka ei tootnud midagi. Ütleme nii, et aga ma jätkan seda pulli, ma püüan siis nende hästi suurtega edasi, kuni ma midagi kätte saan. Ennem ei pane teist lanti otsa. Aga jah, vaatame, mis kaldapealsetel postel toimunud on. Noh, nii ja jälle meie sopp toodab. Et sinul tuli onna otsa ja see on jah 70 kanti. Aga midagi, kalla tagurpidi välja, vaatame et mis ta mõõt on ja asjad. Ja vaatame siis selle mõõdu. Saba ilusti sirgu. Pane koonu juurde. Oot. Nii, täpselt koonu otsa juurde pane. Vaadake, et on saba sirgu. 66. Oot, ta ei ole nüüd koonu otsa juures. No, nii on koonu otsa juures. No ütleme isegi 70, jah. 70 isegi täpselt ütleme. 70. Ehk siis kaalumise ka, oot. Tegelikult arvestatakse kaaluga, meil võistlusel läheb pikkusega arvesse, aga tegelikult oma rekordit arvestad ikka kaaluga, et... Kuidas kalal näeb sisse? Nii. Ja paneme korra siit alt ja kuna ta oli, sisikond oli ikkagist väljas, kurguni välja tõmmatud, siis me peame ta ära võtma. Nii. Ja mis ta meil siis on? 2 kilo ja 20 grammi, täpselt ilus. Opa. No võt. Aga tee puhtaks, teen pilti ka. Kas on suuremad? Veel päris. 2 kilo 20, saad kaalu meelde, et eks me paneme videosse ka muidugi selle kaalu kirja. Et nii, viimane söömaaeg ja ega siin vist üle ei tehta, ma arvan seda 70-st, et vähe tõenäoline. Enam mitte. Et no aga mis seal ikka, sihukene suure keelega wobbler, mis siin toimib ja nagu eelmine laagergi ja siis üks plekk, mis siin toimib. On siis kuluvad ära, kui järgmine kord laagri tuled või tõenäoliselt kuskil mujal ka võitjale, kes siis sai 70 centimeetrise augi. Aga ma arvan, et meil ei ole vist mõtet siin jah enam rohkem filmida midagi, et kohe saab läbi ja kerige magama ära kratid ja tulge ka laagri, et siin terve suvi läbi toimub neid ja sügisel ja nii-öelda aasta ringi. Algal ka.